Mina olen Ingmar Raia ja annan järgnevas videolõigus ülevaate, kuidas on võimalik AutoCAD Civil 3D pinnamudelit kasutada kiire lõike või pikiprofiili saamiseks. Järgnevas näiteülesandes on kasutusel GEO alus, milles on olemas 3D punktid. Ehk siis punktid, millel on olemas Z-koordinaat ja mida saab siis edukalt ära kasutada Civil 3D's pinnamudeli loomiseks. Antud näites on loodud pinnamudel samakõrgusjooni näidates. Pinnamudelit on võimalik selekteerida ning vaadata 3D's, et saada kiire ülevaade reliefist. Pinnamudeli stiili on võimalik iga hetk muuta ja vajadusel ka kinni panna. Hetkel on näha siis, kuidas on võimalik teha kiire analüüs kõrgematest ja madalamatest kohtadest pinnamudelil ning taas stiili vahetades tulla tagasi samakõrgusjoonte juurde. Kogu pinnamudeli ulatuses on võimalik kursor seisma jätta ning näha kõrgust kursori kohal. Ja loomulikult on võimalik ka näidata siis tähisega konkreetset kõrgusarvu. Pinnamudeliga on võimalik teostada erinevaid toiminguid, mõned näited nendest siin siis, kuidas lisada näiteks pinnamudelile teatud kohta nii-öelda restkaev, et näha valgala siis konkreetse selle punkti suhtes. Või kasutada funktsiooni waterdrop, et näha, kuhu valgub vesi pinnamudelil klikkides. Kasutades Polyline objekti on võimalik joonisest kiirelt lisada siis ka profiil või lõige tehtud pinnamudelist. Kõik objektid, mida Civilis luuakse, on hallatud stiiliga ja neid on võimalik alati jooksvalt ka muuta. Tehtud pikiprofiil on reaalajas muutuv, nagu näites näha. Kui liigutate Polyline'i, siis muutub ka lõige. Kui soovite lisada joonisesse näiteks pikiprofiili antud näite puhul teeteljest, siis on võimalik kasutada objekti nimega alignment, mida siis on võimalik jooksvalt ka tähistada piketaažiga. Piketaaži sammu valib kasutaja. Piketaaž on seotud konkreetselt objektiga, ehk siis kui muudate objekti, liigub ka piketaaž sellega kaasa. Valides joonises oleva pinnamudeli on võimalik lisada siis joonisesse ka pikiprofiil koos selle all oleva kõrgusinfoga. Kuidas pikiprofiil välja näeb, on iga kasutaja enda teha. Hetkel näites on vaikimisi lisatud hulgaliselt jaluseid koos kõrgusinfoga ja ka horisontaalse ja vertikaalse infoga. Seda kõike on võimalik jooksvalt muuta, nii et jääb järgi ainult kõrguslik informatsioon. Kui muudate lõike asukohta, siis muutub ka pikiprofiil ning sellega koos ka kõik kõrgused pikiprofiili aluses. Kõike seda on võimalik ka meie juures õppida, olete oodatud Vianova koolitustele.